tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. Hei. Marta paneb atsa vastu pead perses niuksed uudised on, et võtavad kurat virtsale. Vot. Väga suur pettus on käimas. Pettuse nimi on Kaimani saarte kuradi inglise keeles on basis trade, mis see tähendab. Basis trade on selline asi, et Kaimani saartel, mille kuradi kogu riigi tootlikkus on 7 miljardit, siis sellel saarel on praegu omanduses 1,8 triljonit või 1,8 triljoni eest on USA võlakirju. Kaimani pangad on niukse kuradi skämmi sees, et väga põnevaks läheb. Seletan selle skämmi lahti. See on siis selline asi, et on olemas futuuriturg ja spot-turg. Spot on siis see kohene turg, futuurid on kokku lepitud, siis aeguvad lepingud, et mille siis mingi aja mööduses tehakse see leping ära, et mine uuri juurde, mis on spot-turg ja futuuriturg. Aga näiteks, et kui tavaliselt on nii, et üks turg on kõrgem, teine on madalam. Ja siit tulebki nüüd näide, et USA 10-aastaste võlakirjade see spot-turg on $99, see on näide, $99, aga futuuride turg on $100. Ja mida see tähendab? 10 miljoni eest näiteks ostad siis neid futuure, mitte futuure, vaid ostad võlakirju 10 miljoni eest on ja teise 10 miljoni eest müüd langusesse futuurid. Ja sellepärast, et spot on madalam, futuur on kõrgemal, aga kui futuurilepingu aeg saab küpseks, siis olgugi, et futuur on kõrgemal, tuleb tema hind alla ja teisipidi spot, mis on madalam, tuleb kokku ja nad saavad keskel kokku. Ehk sa teenid siis kahe asjaga teenid, et nende kahe hinna erinevus võib olla kõigest mõnikümmend senti on ju. Aga selle pealt, kui võetakse võimendused taha on ju, laenatakse rahad kokku, siis on kasumlik tehing. Ja praegusel hetkel on Kaimani saartel siis 10 miljonist jutt kaugel on 1,8 triljonit. Ja see tekitab ka kunstlikult USA võlakirjade väljastamise, kui sealt muudkui ka nõudlus peksab peale, et tahame võlakirju ja siis on tehtud veel selline asi, et hästi tihedad stop-lossid on ja siis iga 24 tunni tagant laenu seda uuendatakse. Ja siis ongi, et kuidas see näide toimub, et ostsid võlakirju, $99 oli tükk, aga kokku läks sinna 99,3, kuna spot peab tõusma. Müüsid langusesse futuurid, futuur kukkus sota pealt näiteks 90
9,3 peale ehk said sama hinnaga, siis spoti tõusust said 0,3 senti kasumit, futuuri langusesse müügist said 0,7. Kokku teenisid 2 tehingu pealt $1 kasumit. Aga nüüd võimendame seda mitu X-i või mitu korda, paneme sinna miljardid ja sajad miljardid ja triljonid taha ja siis hakkab juba looma, kui palju sa teenid selle skämmi pealt. Ja see skämm on kokku kukkumas, mitte küll veel, aga võib-olla varsti. Ja noh, siin ikka neid inimesi jagub, kellel on arengupeetus ja möla on suur. Natukene ikka häirib küll tegelikult see Eesti rahva vaata arengutase, et ma ei tea, see tõesti on nagu mingi kuradi koopa inimese tasandil, et räägid, teed asjaliku video, selles suhtes asjaliku video, et faktipõhilise, et noh, kui sa veel pole aru saanud, et Marta ei trüki neid, on ja, no siis vittu küll pole sinuga midagi teha, et kui sa päriselt arvad, et Marta trükib need tekstid mulle valmis, on ja siis no sinu koht ei ole meil kuradi siin sotsiaalruumis, see on kuskil kinnises asutuses, soe särk seljas ja pehme tuba, see on su koht. Päriselt arvad, et Marta neid tekste teeb, on ja. Et vaatad kommentaare, mida inimesed jätavad, siis no ma ei hakka neid kommentaare enam, mitte enam, aga ei taha öelda ka, sest seal midagi asjalikku ei ole peale kuradi pasa, mis sealt tuleb välja. Ja arengupeetus, noh, ja telekat ma ka enam ei vaata, sest ma teleka käin, mitte enam pole 21 aastat telekat omanudki. Mitte et ei jõua osta, nagu üks ütles, et kuule, sa oled nii rott näed välja, noh. Tere, mis rott näed välja, noh. Kurat ei näe, et inimene räägib sinuga või. No ei ole mingi kordi LGBT, QRS, kellel on mingi kordi identiteedi need probleemid, et oi, ma olen rott ikka ja ma olen rott. Türa, sa oled ise rott, noh, või sul kuradi. Et sellised need olukorrad on ja no, ja kõige parem selline bänger asi, vaata, mis näitab Eesti rahva kuradi selle mõistuse ära, on see, et ütled, vaata, et noh, no toon uudise pealkirja näite, Swifti ja ISO siis mandaat paneb kuradi Cardano ja XRP peab fookusesse, noh, et no mis sa tahad saada, et kui aru ei saa, siis ei ole midagi teha, no et palju õnne sulle, et ära imesta, miks sa mind nähes ütled, et siin on su menüü, härra. Ja noh, tegelikult saab öelda meie nagu rahva kohta ka seda, et on võimalik panna ka diagnoos, et ja rahvas paneb ise endale diagnoosi, et viimased valimised või mis siin nüüd olid, toimusid, on ja ma üritan poliitikast mitte väga palju rääkida oma saadete, sest noh, see on kõik kinni makstud show sulle ja sa ise oled lihtsalt nii tola, et sa sellest aru ei saa, et noh, see selleks, et see viimane valimised, mis meil siin oli, no tulemused on päris head, noh, Tallinnas nüüd käib see möll, on ja oi, meie ei lähe siin venelastega kokku ja Tibla võitis, issand jumala, ta müüb Eesti maha. Võtad kuradi lahti, kes on siis Mihhail Kõlvart, on ja. Mihhail Kõlvart on siis Tibla ja venelane, on ja lähed võtad lahti, kes on Mihhail Kõlvart, on ja. Mihhail Kõlvarti isa on Ülo Kõlvart, no ikka täiesti kurat, ikka ehtne venelane raisk. Isa on Ülo Kõlvart, on ja. Ema on korealanna, no veel hullem venelane, on ja. Et meie rahva arengutase on jõudnud nüüd siia maani või sinna mülkasse välja, kus võtad Eesti mehe, paaritad selle korea naisega ja välja tuleb venelane. Võt, see on meie rahva see mõistuse tase. Ja siis ei tasu imestada, miks riik on tuksis, sest nagu all, nõnda ka üleval või vastupidi. Tänan tähelepanu eest. Ja nüüd tuleme siis ikkagi tähtsate osade juurde tagasi, et mis päriselt loeb see, et Swift ütleb, et Cardano XRP on fookuses tänu sellele ISO-le, muidugi nad on. Teaksite siis Cardano ahelas on ka Chainlink. Chainlink teeb neid erinevaid oraakleid. Oraaklid on siis
sellised asjad, mis ühendavad pärismaailma blockchainiga ja vot, ei ole midagi, et käib võitlus, et XRP vennad tulevad, mul on siin jäme võmpraisk, vaadake. Ja siis Cardano vennad tulevad, sa pole õiget riista näinudki. Kurat, kui ma näitan sulle, mis Cardano on. Tolad olete, Chainlink jookseb Cardano ahelas ja XRP sõlmis Chainlinkiga koostöölepingud, et jah, sul ongi 2 tala tuleb mõlemalt poolt sisse. Sul ongi ajud läbi nikutud ja midagi, Tulge mõistusele, inimesed. Vaadake ka ja uurige natukene, kes mida ütleb või mida teeb või mis koostöölepingud on sõlmitud, et ei tasu sirgeseljaliselt lihtsalt paska uskuda ja paska levitada. Aga Bitcoini poistest, ma ei saa ümber nendest Bitcoini poistest, et nende saatus on selline, nagu ta on, et väga ei taha enam midagi roppu ka öelda nende kohta, et see saatus on niigi karm nendega. Bitcoini vaal kogemata maksis $10 tehingu eest 105 000. Mõistad, 105 000 maksis sellest kümps üle kanda või? Kuradi pasaga. Ja siis Bitcoini vend tuleb välja. Bitcoin päästab maailma. Muidugi päästab ta maailma. Tule, ta võtab kõigil rahad ära see Bitcoin käest ja siis olemegi võrdselt vaesed, ongi maailm päästetud, sureme nälga ära ja ongi asi, sest pole raha. Bitcoin mis kõik minema, Kuradi sita sisse on vaja ronida ennast, Ja siis see pole veel kõik, Artikkel läheb edasi. See ei ole esimene kord, kui selline asi juhtus. 2 aastat tagasi Bitcoini omanik maksis kogemata $8,5 miljonit ülekande eest. Mõistad või? Ei mõista või? Türa, mu suguvõsa pole ka nii palju raha näinud kokku kamba peale, kui see 8,7 miljonit on. See on kõigil meil nii. Ja vennad jäävad lihtsalt ilma sellest. Ja see ongi okei. See ongi nagu okei. Jääd oma papist ilma, tahad ülekannet teha ja vennad seal. Sorry, lännu. Ei ole ikka küll normaalne, et tuleb ikkagi panna nagu need päitsed pähe sellele asjale. Või mida iganes. Mul see mõte täna uitab ka, et lihtsalt selline uudis jääb ka natukene nagu meele mustaks ka vaata, et sulle öeldakse tegelikult maailma tasemel välja, mis toimub ja siis sina ei usu seda. Ma räägin sina vormis, et see, kes usub, vaata, ära võta seda isiklikult, sest kui ma seda räägin, siis ma eeldan ikkagi seda, et see, kellega ma maadlen, on see Bitcoini tola või Bitcoini poiss. Et minu saade ongi mõeldud Bitcoini poiste pilastamiseks ja nii lihtne ta on. Ja siis Bitcoini teema jätkub, on see, et Hiina süüdistab USA-d Bitcoini rahakottide häkkimises ja 13 miljardi varastamises. 13 miljardit pandi puugama ära ja siis Hiina turvafirma süüdistab USA riiki siis Lu Banni Bitcoini rahakottide häkkimiseks. Ei ole vaja siin süveneda, kes oli Lu Ban, mis ta tegi, vahet ei ole, aga probleem on selles, et raha on läinud. Nii. Ja siis aga avatud selle open source forensics open source on siis avatud vara või avatud allikas. Forensics on siis kriminalistid, CAI või mis ta kurat on, SCI või mis see film oli või see seriaal aastaid tagasi siis, et need siis on leidnud sellest, et võtmetel on ikkagi nõrgad kohad ja ähmased atribuudid, et väga lihtsalt väidavad nad seda, et see on läbi lillede on öeldud, et tegu on selle Bitcoini näol ikkagi selgelt riikliku mündiga, mida nad on enamuses kõik ja lihtsalt lästigi peeneks ära jälle ja asi vask. Ja mis siis tuleb edasi? Näed, Flare krüpto intrigeerib enda sisse jälle 120 miljoni eest XRP-d. Ei intrigeerita, see on siis Flare on siis mitte kinnisvara, vaid finantsrahade väljalaenamissüsteem ja on ilusti ära öeldud, et 120 miljonit XRP-d läks jälle sinna sisse, et ei pandud Bitcoini.
Bitcoini seda häkitakse, no keegi ei hakka seda sitta kurat kasutama, aga näed, nii ta on. Ja Wall Street ütleb, et tokeniseerimine ehk siis digiahelasse varade panek muudab globaalset turgu. Kuld on järgmine, ütlevad nad. Kuld on järgmine. Ja praegu Chainlinkist tuleb välja, et oraaklite nõudlus kasvab hüppeliselt ja siis Chainlink sõlmis siis selle Inglise börsiga, FTSE-ga koostöölepingu, et Chainlinki oraaklid hakkavad siis datat pakkuma sellele või datat liigutama FTSE datet, et noh, väga põneval ajastul elame, muutused käivad, aga Chainlinki hind, see on endiselt allpool ja noh, niimoodi on. BlackRock depositeerib 1,2 tuhat Bitcoini ja 15 000 Ethereumit Coinbase'i, mille jaoks ta depositeerisid maha müüa. Noh. Ripple launchib siis digitaalvarade selle börsi või börsi vahendaja, börsimaakleri USA turule. Standard Chartered on siis üks finantsasutus, Minuri, selle juht ennustab, et paberrahal on lõpp või üldse rahal on lõpp ja kõik raha saab olema siis digitaalne. UBS stardib siis esimese tokeniseeritud fondiga Chainlinki abil. Noh, Chainlink jälle on teinud väga põnusat asja. Siis Ripple koostöös Mastercardi ja Geminiga võimaldavad siis Ripple USA stabiilmündiga teha tehinguid Fiat-kaartidega. Fiat on siis need pangakaardid, on ju. Ja mis veel XRP-st? XRP on siis Chosen selle jaoks, mille jaoks ta siis Chosen on välja valitud. Selle jaoks, et hakkab siis ilma münti tegema, ilma krüptot hakkab tegema, kus jookseb siis ilma info sees. Vaat kuhuni on jõudnud meil see XRP edusamm, on ju. Singapuri finantsregulaatorid hoiatavad, et need AI firmad on ülehinnatud. Et noh, et täna ma rohkem sibelen siin toolis ka, et mul see seljaprobleemid, et ei kannata kaua olla ja peab liigutama ja nihelema, aga see selleks lihtsalt info teile, et miks see pilt käib ja miks mina käin siin, tulen siia vastu ja siis lähen jälle eemale. Vaat sellepärast käin, et selg on haige. Elad üle. Ja praegusel hetkel siis Singapur ütleb, et need tehisintellekti firmad on pask ja tehisintellekti firmadega käib ka skämm. Näiteks Nvidia toodab kiipe, Microsoft teeb AI, siis Microsoft ostab kiibid selle AI ehitamiseks Nvidia käest, kuna Nvidial tehing õnnestus, aktsiaväärtus kasvab, Nvidial vabaneb raha ja Nvidia lükkab siis Microsofti pappi juurde, mille tõttu Microsofti raha või aktsiaväärtus ka tõuseb, sest ju raha tuli juurde, no investeeriti Microsofti. Siis Nvidia käest ostab Oracle, firma Oracle ostab kiibid, et teha datacentrumid, nii tehakse datacentrumid, Nvidia hind jälle tõuseb, on ja siis sõlmib Oracle firma Microsoftiga koostöölepingud, et saaks siis datacentrum või see infokeskust kasutada, siis tõuseb Oracle'i see hind, sellepärast et Microsoftiga sõlmiti leping. Nvidia vaatab, et kurat, selle Oracle firma hind ka tõusis, investeerib sinna, ehk siis kuradi 3 meest on käsipidi üksteise püksis ja lasevad seal ja siis kui kokku võttes käib selle suure töö peale, käib suur litter ära, sest kõik on circle jerk on selle nimi ehk ringis pihku peks meie keeles, mis toimub AI turul, et kõik firmad seal läbinisti investeerivad üksteisesse, kui üks investeerib, noh toongi näite, et Nvidia investeerib sinna Microsofti ja Oracle'isse, Oracle investeerib Nvidiasse ja sinna Microsoft investeerib Nvidiasse, Oracle'isse, putsi küll, see asi läheb niimoodi
segi ära, et vähe ei ole. Ja selle tõttu ongi sellega jokk, et see mull on ka varsti lõhkemas, kui varsti on ta juba lõhkenud või lõhkemas. Näiteks on see, et selle OpenAI firma, selle väärtus on mingi 500 miljardit, aga kasumit teenib 12 miljardit või midagi sellist on nagu, et see on täiesti teine kosmos nagu noh. Ta ei ole ta teenib kasumist tellimuste pealt, mis tal on, tuleb 12 miljardit, aga firma väärtus on 500 miljardit. Noh, see on nagu väike nonsense või 10, 20, 30, peab 50 korda on firma aktsia üles hinnatud võrreldes sellega, mis ta suudab sisse tuua. No palju õnne meile, on ju. Nii. 1,6 triljoni varahaldur Charles Schwab konfirmib, kinnitab, et krüptokauplemine Charles Schwabis on tulemas. Ja see tuleb esimese siis veerandi sees või esimese poolaasta sees järgmine aasta. Vaat 1,6 triljonit vend ütleb, et tulemas on ja ta on tulemas. Vaat võiks mõistus ka tulla inimestel sama palju või sama kiiresti, kui krüptoinvesteeringud või krüptomaailm intrigeerub päris maailmaga. Et noh, midagi teha ei ole, noh, nii ta on. Ja Microsofti president või asepresident, mis ta tegi, müüs 20 miljoni eest Microsofti osakuid. Noh. Ja järgmine artikkel oli kõrval. Nüüd on õige aeg Microsofti osta. Rotid põgenevad laeva pealt ära, noh, jooksevad lihtsalt minema sealt, müüvad varad maha, mingi kuradi tola ostab selle aktsia ära. Jess, ma sain Best Buy raisk Black Friday, ostsin kuradi, ja sa saidki suure kuradi Black Cocki said endale taha, vot mis sa said oma Black Friday'ga. See ongi sulle kuradi, noh, loe uudiseid ja mõtle kaasa ka natukene. Kui ikkagi kuradi asepresident müüb osakuid maha ja niukses hunnikus 20 milko eest, vaata, noh. Ja siis rääkisin just ära selle AI, selle ringis pihkupeksu, mis nad teevad, noh. Ja sa ikka veel tahad minna ostma Microsofti aktsiat või? No kui sa tahad, siis ega ma keelata ei saa sind, noh. Aga ma tahan sulle olla parim sõber investeerimismaailmas, et vähemalt ma hoiatan sind, et ole ettevaatlik. Ole ettevaatlik. Analüütik väidab seda, et XRP võib olla siis rahusobitajaks USA ja Hiina kaubandussõja vahel, sellepärast, et ta saaks olla neutraalne vahevaluuta ja niimoodi siis olla erapooletu ja ei ole siis seda, et üks tahab jüännis vaielda või kaubelda, kaitseb jüänni, teine kaupleb siis ja kaitseb dollariga või dollarit ja lihtsalt XRP on neutraalne vahemees ja kõik on happy'd. Noh, jälle üks põhjus, miks võiks XRP-d omada. Näiteks Fireblocks, mis on siis krüptohoiuste teenuse pakkuja. Soovitan uurida selle kohta. See on mingi 1800 suur investeerimisfirmat kasutavad selle teenuseid, siis Fireblocks, Polygon, Stellar ja teised loovad esimese stabiilmüntide konsortsiumi. Mine uuri, mis sõna see konsortsium tähendab. Et noh, arengud käivad ja kui sellised onud tulevad kokku, siis ka tulemused on taga. Järgmine uudis. Donald Thomas Coca-Cola, see nüüd tänaseks päevaks liigutab kas 4 või 5 triljonit dollarit. See on siis aktsiaturgude tehingute vahendaja või nende finantsinstrumentide tehingute turu siis see vahemees Donald Thomas Coca-Cola ja talle on juba sinna nii-öelda ennetatavalt on tema süsteemi nüüd ära siis registreeritud 5 XRP fondi. Vot, ennetatavalt juba on ära registreeritud. Otsuseid pole alla tulnud, et võivad minna, aga näed, nii suure onu puhul ei tähenda. 4 kvadriljonit, mitte triljonit, kui ma juhuslikult ütlesin. 4 kvadriljonit on see Donald Thomas Coca-Cola. 4 kvadriljonit on 4000 triljonit ja 1 triljon on 1000 miljardit. Noh,
Vaat selline onukene on nüüd niimoodi, et on juba enda süsteemi ennetatavalt ära integreerinud selle siis XRP need kaubeldavad fondid ja 5 tükki. Nii et ei tähenda midagi see otsused või keegi kuskil jokutab, lihtsalt pannakse asjad valmis ja kui jälle tuleb keegi tööle tagasi kuskil või tuul muutub, siis on juhe seinas ja asi olemas ja asi käib. Nii, reaalvarade tokeniseerimine võib ulatuda 30 triljonini aastaks 2030, ütleb raport. Noh, see on juba olemas, noh, nagu meil riigis oli ju, mõned aastad tagasi pidime peldikud ka kõik ära registreerima, on ja välipeldikud, noh, kui ei registreerinud, oli 5 sotti trahvi. Miks nad käskisid registreerida, eks nad selle sama asja pärast käskisid, et noh, kõik anda ploki ahelasse ära ja nii lihtne ta ongi. Et selline kerge mula, kerge jutt tänaseks, tõmban otsad kokku, kuna selgib natuke liiga, siis jutt ei jookse nii hästi, kui tahaks ja peaks. Ja et mul on siis olemas 2 Telegrami gruppi, üks on tasuline, teine on tasuta ja tasulised saavad ikkagi eksklusiivtehinguid, eksklusiivinfot, eksklusiivaktsiaid, eksklusiivkrüptosid, kuhu panna ja nendele ma olen noppinud ka ikkagi parimad artiklid ka välja, kus on parimad infot sees, et need on ikkagi need, kes maksavad tasuta või nad saavad seal, kuidas tuju mul on, põhiliselt saavad nad ainult uudiseid, mis ma leian. Et uudiseid ma neile lahti ei seleta, sest noh, arusaadav. Ja miks sa ei võiks mulle raha anda, et söö rohkem seda pesemata kartulit ja pappi tuleb ja nii lihtne ta ongi, et tšau, pakaa, näeme garaažis.